Täna tähistatakse kogu Euroopas inimkaubanduse vastast päeva, mis tähendab, et me peame rääkima ka prostitutsioonist ja sellest, kuidas on selle kõigega seotud pornograafia. Seminaril Me peame rääkima prostitutsioonist kõlas karm tõde. Prostitutsioonis tegutsevatel naistel on suitsiidimõtted mitu korda sagedamini kui Eesti naistel keskmiselt. Paljud neist on kogenud seksuaalvägivalda juba enne prostitutsiooni sattumist. Sageli on seal teatud sellised markerid või tunnused. Klassikalisel juhul on vägivalla kogemine lapseeas. Võib isegi öelda, et suurem osa neist naistest, kes satuvad, ma julgen öelda prostitutsiooni ohvriks, siis nad on kogenud ka seksuaalset vägivalda juba alaealisena. Prostitutsiooniga kaasnev vägivald ei ole juhuslik, vaid struktuurne. See on osa süsteemist, mis võimaldab meestel naisi osta ja kasutada. Seal, kus prostitutsioon on legaliseeritud, on uuringute järgi rohkem nii vägivalda, inimkaubandust kui ka nõudlust, sest seksi ostmine on läbi seaduse normaliseeritud. Tegelikult iga see hetk ongi nagu vägivald. Ma ei saa ise otsustada tegelikult, ma ei ole vaba, mul ei ole erilisi valikuid ja nii edasi. Et kahjuks uuringud näitavad ka, et nende naiste suitsidaalsus on väga suur. Nad kas üritavad ennast tappa või nad tapavadki ära ennast ja neid tapetakse ära, neid ka piinatakse. Mis siit veel välja on tulnud uuringutest on see, et naistel on ju sageli traumad, mis on võrdsed nagu piinamise ohvrite traumadega. Nii füüsiliselt kui vaimselt, samuti sõjas käinud inimeste traumadega. Et paraku vägivald on tõesti prostitutsioonis igapäevane asi. Seminaril kõlanud seisukohtade järgi usuvad paljud mehed, et kui nad seksi eest maksavad, võivad nad naisega teha, mida tahavad. Lõppude lõpuks ei oleks prostitutsiooni, kui ei oleks nõudlust, aga kes on need inimesed, kes seksi ostavad ja miks seda tehakse? Muidugi prostitutsiooni puhul ka hästi palju peab rääkima sellisest nagu rassismist, kolonialismist, see, et minu käes on võim, see on hästi palju võimu küsimus ja ongi see, et tänapäeva ühiskonnad on ikkagi Euroopas üsnagi juba võrdõiguslikud. Mehed käivad tööl, naised käivad tööl, osalevad poliitikas, et me oleme võrdväärselt küllaltki. Aga see prostitutsiooni valdkond on see, kus võim on ikkagi veel täielikult meeste käes ja seda võimu nad saavad rakendada ükskõik kuidas. Uuringud näitavad ka otsest seost pornograafia ja prostitutsiooni vahel. Kui pornograafia on noorte peamine allikas seksi mõistmiseks, kujuneb arusaam, et seks on midagi, mida ostetakse ja müüakse. Samuti sisaldab suur osa pornost mingit vormi agressiooni või alandamist, mis loob aluse soolise ebavõrdsuse ja naistevastase vägivalla jätkumisele. It has such an effect on equality, on our society as a whole, the way that we're viewing prostitution, sex trafficking, the way that we're viewing purchasing others for sexual services, people in prostitution. It's really normalizing the sex industry, and it's normalizing, I think, also the sort of expectations put on people, especially in prostitution, on what sort of acts to perform. But it's sort of seeping into our society and on so many different levels. Enamik noori hakkab pornot vaatama juba 12–14 aasta vanuselt ning igapäevaseid kasutajaid on 10% kuni veerand noortest. Rootsis on pornot vaadanud lausa kuni 96% alaealistest poistest. The main consequences really is how it's affecting their attitudes and the way that they are viewing consent and the way that they're viewing themselves, and also I would say like the expectations that are put on them or even on their partner, like they will actually expect to see and do what they've seen and be done in porn. So it's really changing the attitudes and it's changing what I want to call like these expectations of young people. Ekspertide sõnul on tugev seos nii pornograafia, prostitutsiooni kui ka inimkaubanduse vahel. Kui prostitutsiooni ennetamise ja nõudluse vähendamisega ei tegeleta, toetab ühiskond kaudselt inimkaubitsemist ja kupeldamist.